Ma räägin teile lühidalt, mida tähendab Kristuse teine tulemine. Et tänapäeval on see üpris niisugune aktuaalne teema, et paljud räägivad, et nii kirikud kui tavainimesed ja et varsti peaks tulema see Kristuse teine tulemine ja osa tõeaseaineid kummardavad kirikud, et räägivad, et tema tuleb taevapilvedega sealt ülevalt ja kõigi pühade inglitega ja ma räägin, mida tegelikult tähendab Kristuse teine tulemine. See oli circa 2000 aastat tagasi, kui toimus Jeesuse Kristuse esimene tulemine. Tähendab, et Jumal tõi tegelikult siis, tõi siia maa peale, tähendab eeltähenduseks praegusest tõotatud korra ajast pääste ja andis projekti, tähendab lepingvahetus, ohvri toomised, need nagu loomaohvrid ja kõik toiduohvrid, roaohvrid ja need kaotsid kehtivuse ja pandi asemele uus ohver. Jumala tahe oli, et ohvriks annaksid inimesed sõna kuulmise. Aga kuna tookordne, circa 2000 aastat tagasi, inimkond, ei juudid, ei teised rahvad, keegi polnud võimelised veel tõeõpetusest õigesti aru saama. Ei olnud võimelised eluseadusest, reeglitest õigesti aru saama, siis selle võrdlemine nad lõidki selle Jumala saadiku Jeesuse risti. Ja kuna neile ei sobinud see õpetus ja see vaimselt õigesti tähendab seda, et nemad mitte olles võimelised tõde taipama, nad asendasid selle Jumala sõnumi, ühesõnaga muutsid endi jaoks, nagu neil oli endile kasulikum. Selle kohta on ka juba ammu piiblis kirjutatud, kui juudi rahvas oli seal mäe all, selle Siinai mäe all, siis nad ütlesid Moosesele, kes oli võrdumiks Kristuse teisest tulekust oli, aga see oli eeltähendus, ainult võrdum. Mooses ei olnud Kristuse teine tulek ega midagi. Ja et mine sina ülesse mäele, aga nende jaoks oli see Jumala auhiilguse ilmutus mäe tipus, mis tähendab see tõeõpetus eluseadusest õigeks mõistmiseks. See oli nende jaoks otse kui hävitav tuli, sest see ei sobinud kokku nende elustiiliga, nende arusaamadega. Nemad ei tahtnud, neile polnud vaja sellist Jumalat ega sellist Jumala õpetust. Sellepärast Jumal tuli neile vastu, sest Jumal on elu ise, ainus see igavene ja meie kõik inimesed siin maa peal oleme Jumala ehk elu enese ilming. Siis on otse loomulik, et Jumal annab meile alati parimad olukorrad ikka õppimiseks ja ta ei panegi kellegi peale suuremat ega väiksemat korda. Seda sama tähendab ka 2000 aastat tagasi see Jeesuse Kristuse tulek ja tema risti löömine. Põhimõtteliselt tema tõi siia maa peale ainult need pealkirjad, sest õpetus on tulnud alles nüüd eluseadusest, reeglitest õigeks mõistmiseks, et nende järgi ka elada. Sest me teame, et me oleme kõik üks Jumalaga, muidu me ei elakski. Ja et kõige kõrgemaks Jumalaks ongi elu ise, kelle ilming ehk väljendus me siin oleme kõik, siis on otse loomulik ja et inimesed loomulikult see aeg sellest ei olnud võimelised aru saama, aga Jeesuse Kristuse teine tulek tähendabki seda, nagu on ka ette kirjutatud, et ma lähen nüüd oma isa ja teie isa oma Jumala, teie Jumala juurde ja valmistan teile asemed. Ja kui need on valmis, siis tulen ma teile järgi ja viin teid sinna, kus ma ise olen. See põhimõtteliselt tähendab seda, et see 2000 aasta jooksul ehk mille kestel olid 7 suuremat arenguetappi, et valmistati inimeste mõistus ette täielikku tõde elu seaduse reeglite kohta taipamaks. See oli ühesõnaga kasvatati täiuslikkuse poole ja ka distsiplineeriti inimese mõistust. Ja sellepärast ongi Jeesuse Kristuse teine tulek on praegu käes. Mil inimkonna avangard ehk pioneerid on suutelised seda täielikku tõde
eluseaduste reeglite kohta taipama. Seetõttu on inimeste avangard ka võimelised, suutelised iseeneste elusituatsioonidest, olukordadest õigesti aru saama ja seetõttu ka valitsema kõikide oma eluolukordade üle. Nii et Jeesus Kristuse teine tulek on tegelikult on praegu käes ja see taevapilvedega see tulek tähendab tegelikult seda, et kui inimmõistuse need valearusaamad ja tõelise tarkuse aseained veel varjutavad ära selle täieliku tõe, siis need ongi nagu pilved on ees. Aga sest alati kõik need õpetused on tulnud ja tulevad ka edaspidi siia maa peale läbi inimeste. Sest inimene on loodud omandamaks Jumala loomust iseloomu ehk tema palet nagu on. Ja see Jumala loomus iseloom väljendubki tõeõpetusest, eluseadusest, reeglitest õigeks arusaamiseks. Ühesõnaga, et inimene on suuteline ja taipab ära kõik elukorraldused, kuidas miski käib, kuidas kehtib ja seetõttu ka valitseb kõige oma eluolukordade üle. Nii igal pool kui igal ajal. Et praegu on käes Kristuse teine tulek ja kõik, kes selle tõeõpetuse oma õndsuse evangeeliumi, nagu on kirjutatud piiblis ette, on tahtlikud omaks vastu võtma, kelle mõistus on tähendab küps sellest aru saama õigesti. No, need ongi päästetud ehk tulnud surmast elusse, vale arusaamade sõltuvusest õigetesse arusaamistesse. Ja sest see ongi igavene elu, nagu on ka öeldud, et see ongi igavene elu, et te hakkate tundma ainsat tõelist Jumalat, kõige kõrgemat elu ennast ja tema päästet, mis on alati toimunud ja toimub läbi inimese ja läbi inimese poolt räägitatava, edastatava tõõpetuse läbi eluseadusest, reeglitest õigeks arusaamiseks. See on tõde. No pane kinni. Ma ei tea, nüüd läheb edasi.